ma eeldan, et teil on break-evenis. Jaa. Kuhugi neil on. See on beautiful. Arvad, kuld laperdab ikka hästi riisk. Nii meeldib. Kuld või? Ma sain ühe kätte, teised oli... need ongi minu ainukesed treidid see nädal. Sweet ju. Ei ole viga, jaa. Rahulikult, vaata kui ägedalt tegelikult ta tegi selle distribution ikkagi seal viimasesse imbalance. Selles mõttes, et ega Stock Exchange tuleb nüüd. Kas te olete keegi sees ka veel hetkel kullal selliga? Mina olen. Sina oled tubli. No, ega ma ütlen ausalt, ma tahaks ise tegelikult ka nagu participant olla, kui me tuleme seda võib tegelikult niiviisi täitma. Tuleb natukene uurida. No ülevalt, 30 mintsa pealt on tegelikult väga näha, et kui bearish me nüüd viimasel ajal oleme, eks ju. Liquidity ei ole enam üleval. Ja see auk on ikka siin normaalne. Aga selleks, et saada tegelikult hea ikkagi risk-reward, ma tahaks tahada näha siia üles ikkagi. Kui tuleb, siis tuleb. Selles mõttes, et ma tegelikult nagu sain oma treidid tehtud ka juba. Aga never know. Alert läheb mul ikka paika. Sest hetkel sisse minna, FOMO mine, risk-reward ja ma näitan. Pigistades siuke 1-3 loogiline, aga ikkagi kui siit üles saame, siis see on rohkem kui topelt. See on nii suur vahe tegelikult, et sellepärast on mõistlik lihtsalt oodata. Aga ma eeldan, David, sa targetid ka siia, on ju? Jep. 4-5 või 3-5 about kusagil niimoodi. 4-5 või 3-5 või? Neli viis on jah nagu suurema timeframe'i võttes, ütleme niimoodi veits rohkem kui imbalance 50 ja niimoodi vaadates seda eelnevat struktuuri kinda sealt. Ja tegelikult me oleme bearishi kullal. No siin on tegelikult suht lihtne, sellepärast, et nüüd ta tegelikult joonistabki meile, mida ta teeb siin esimeses daily imbalance'is. Ja sisuliselt, kui me siit ikkagi rejecti saame, ehk siis me võtame suuna alla poole, siis kindlalt nagu järgmine ala on alles siin, kus tegelikult hakkab action toimuma. Et see on hea, kes siin müüvad. Nii. Võtame stoksidele ka. Me olemegi all time high seal, okei. 1,768, let's go. Vaata, ifil on 6,8, jah. Jah, sealt müüa on küll tore, jah. Nii. No stoksid on selles mõttes ikkagi väga-väga bullish. Me oleme tegelikult nüüd lihtsalt uue higher high meil teinud. Mis koht see siin nüüd meil niimoodi on? See on brutaalne ju. See oligi eilne see session, ma mäletan. No,
counter trend trade'isid tegelikult leiab, aga ma ei tea, kas seda teha tahaks. Eriti mulle meeldib see market cap sealt. See on nagu täiesti unfilled. Aga lihtsalt see ei meigi nagu sense. See stop loss peaks siia jääma. Meil on 6 minuti pärast open. Aga ma usun küll, et me tuleme alla. Kindlalt nagu siin midagi ära secure'ida, sest see võib vabalt edasi minna, sest overalli me oleme täiega bullish. No, kõik on samas kohas, mingit divergence'it meil ei ole. Kõik justkui liigubki nii nagu peab. Mis te mõtlete? Legendid? Kahjuks selle paari kohta ei oska midagi öelda, tead. No aga ei ole hullu, istu viis. Täna ei ole jõudnud seda vaadata ja pea on muide kuradi hakkab keemane. Õige ka, vahest peab keema. Kukub sodiks. Sa arvad ka niiviisi, jah? Näeb sükke välja. No. Kuld võib-olla kukub sodiks, aga US 30 kukub sodiks ainult BBC Newsis ilmselt. Okei. No mis naerad? No euro. Näita, mis suudad. No, see on täitsa reaalne, vaadake, kui ilusti see ainuke asi, mis siin natukene nagu shady on see maru ilus on see. Usun seda nägu küll, et me tuleme ikka alla. Aga lihtsalt ma liiga shady. Ma tõenäoliselt ei osale selles trade'is, sest counter trend. Reaalselt mingi 0,2 prossa, aga pigem ma ei viitsi teha sellist asja. Ma ka ei riskiks. Täna on niigi norm päev. Ja kokku kuivanud käkk lihtsalt, käpid on siin, aga... Nagu mingi tuulelipp lehvib seal. Ongi lipp, jah. Pigem nilliks seda paid sealt sellest käpist, jah. Kui üldse midagi. Jah, trendi suunaga kaasa minna on alati nagu top notch. Panin hommiku dollarile, seda ei ole tarvis. Panin hommiku dollarile alerdiga. Samamoodi täna market cap seal, ei tea, mis plaan neil on.
ma usun, et nad toovad ikkagi selle hinna nii ülesse. Ja siis me läheme teeme uue leveli. See näeb ikka täiega selline välja, et siit tuleb. Kas meil mingi kõvem põhjus ka? Homme on eurole päris palju uudiseid. Enne overlapi ja overlapi ajal. Not bad. See läheb paugutamiseks. Äkki sätivad valmis üldse praegu? Make sense, ju. Absoluutselt. Need käpid. Nii. US 30. On keegi siin julge, kes osaleb selles ka või? No ei. Julgen pakkuda, et Mr. Avarands on siin US 30 peal teemades. No ma ei oska midagi arvata praegu, kas ta tuleb nüüd sinna käpini alla lihtsalt või paneb nüüd lambist täie rauaga raketti ülesse kuhugi, et noh, võta nüüd näpust, kumb toimub. Ja, et kui sama asi, oletame, oleks lihtsalt flipped, oleks siin näiteks käpi alas meil, siis see oleks palju parem olnud osta. Sest me oleme nagu trendiga kaasas, aga hetkel me No shady, jah, igatahes. Minu jaoks. Seidi, jah? Shady, jah. Okei, no sisuliselt väga rahulik session. Nothing too much. See GVP chapi nüüd selle break of structure'i kinnitas ära 15 milliga. Et suht valid trade on, kui lähevad panna. Oh, nice. No aga alert ei tee ju halba. Või no tead, ma isegi imesta, kui see US 30 sõidabki lihtsalt üles. Ei, absoluutselt. Ta võib seda teha. Kõik arvavad, et ta nagu tuleb alla, aga siis näeb FPU ja läheb üles. Tundub nagu nii. Kas see meil trade roomis on või? Tuleb tunnistada, Kaspar, et väga mõnus muusika käib seal taustal. Ja on, eks ju? Ma viimati kuulangi suht kogu see aeg siukest kraami, kui ärkad ja kui teed mingid toimetusi ja... Ja saad oma mõtteid mõelda, vaata. Ei pea teiste mõtteid mõtlema. Suht kopp ees sellest illuka mörast, jah. Niimoodi. Okei, see läheb üles siis. Nojah, selles mõttes tõmbame otsad kokku, meil ei ole siin mõtet jällitada enam neid turge, alerdid on jälle paigas.
ja järelikult kui alert hitib, siis tekib ka huvi, sest hetkel ei ole huvi. Ja vaadake chati ka. Ma panen selle recordingu kinni.